Tere kõigile! Me oleme siin täna Silvia ja Lindaga ja räägime keskkonnaliikumiste ajaloost ja keskkonnakaitse ajaloost. Mina ise olen Farista Moo ja mulle see teema tundus hästi põnev. Kõigepealt rääkisin sellest Silviaga täiesti juhuslikult, kuna ta uurib seda teemat ja siis Silvia juhatas edasi Linda juurde ja siis nüüd vaatame siis, millest me täna kõik räägime. Kõigepealt siis tere! Tere! Võib-olla hästi lühidalt kõigepealt küsin kuulajate jaoks, kes võib-olla ei pruugi nii täpselt teada, kellega tegemist on, et kuidas te nende liikumiste uurimistega seotud olete, et võib-olla Linda kõigepealt küsin sinu käest. Jah, me oleme tegelikult ju Silviaga koos seda keskkonnaliikumiste ajalugu ka uurinud, sest me sattusime mõlemad Tallinna Ülikoolis sellise uurimisprojekti, mis vaataski Eesti keskkonnaaktivismi ja looduskaitse ajalugu läbi pika 20. sajandi. Ja tegelikult seal pistsime just rindaga nende samade küsimustega, mitte ainult, et kuidas seda uurida, vaid just, et miks selle uurimine on praegu oluline, kuidas teha see keskkonnaliikumiste ajalugu inimestele ka põnevaks. Ja mina olengi Tallinna Ülikoolis praegu doktorantuuris ja uurin nõukogude perioodi Eesti looduskaitset. Ja Linda, sinul on ka see antropotseeni näituse taust, et võib-olla sa räägid sellest ka? Jah, mulle tuli endale ka välgatas kohe meelde, et selle sama uurimisprojekti osana koostöös Kumu kunstimuuseumiga Eesti Kunstiakadeemiaga, kus ma praegu töötan, siis uurisime just seda, et kuidas Eesti kunst ja kunstiajalugu kujutab keskkonna muutumist läbi aja, aga kuidas seal kunstis ka väljendub siis järjest kasvav ja tõusev looduskaitse liikumine ja mure keskkonna pärast. Ja siis aastal 24 tegime Kumu kunstimuuseumis siis selle uurimistöö ühe tulemusena sellise suure näituse, mis esimesena vaataski Eesti kunsti siis päris jääajast peale kuni tänapäevani just sellise keskkonna ja keskkonnaliikumiste vaatenurgast. Aga üldse see, et uurida, miks seda uurimist siis nagu teha? Mina võib-olla selle sama näituse tegemise käigus, võib-olla isegi veel rohkem siis, kui seda näitus oli juba seinas ja seda oli vaja erinevatele külastajatele tutvustada, siis avastasingi ühe olulise põhjusena just selle, et näidates, kui olulisel kohal on keskkonnaliikumine Eesti ajaloos olnud ja kuidas ta eriti just 60-70 aastatest on muutunud päris massiliseks, et see annab meile ka ühe olulise argumendi nendes aruteludes, kus paljud inimesed tahaks väita, et see on kas mingisugune Euroopa Liidu poolt peale surutud asi või mingisugune lumehelbekeste liikumine, et see oleks justkui nagu midagi Eesti kultuurile võõrast. Ja ma arvan, et see nagu erineval viisil innustas mind ennast ja loodetavasti külastajaid ka. Ja mulle kuidagi on jäänud kõlama see professor Ulrike Plaati selline tsitaat, kus ta ütleb, et keskkonnaliikumine on selline korduvate amneesiate liikumine, et pidevalt, kui sa uurid, siis sa avastad, et kogu aeg jälle leiutatakse jalgratast, et kui see liikumine ise on kuidagi tõusude ja mõõnadega, siis sinna tulevad need katkestused sisse, mis tingib selle, et tegelikult ressurssi läheb raisku või need teadmisi läheb raisku, et kui uurida ja siis aitab seda järjepidevust ka hoida ja juba Eestis tehtud mõtestada paremini ja kuidagi seoseid luua. Jah, sest arvestades seda, kui palju nagu probleeme on just, kui on ju keskkonnas, et siis miks seda ajalugu nagu uurida, et võiks ju midagi nagu paremaks teha või minna, ma ei tea, aktivismi teha või niimoodi, et ilmselt see on see mingi küsimus, mis tekib ja ma ise olen mõelnud, et ilmselt pigem kui nagu teada, et neid inimesi on olnud läbi aja kogu aeg, et siis ei tunne, et teed midagi imelikku või et oled kuidagi, ma ei tea, ma olen kuulnud, et tihti öeldakse, mul on meeles, kuidas Greta Arro kunagi ütles, et jah, et ega teda peole enam ei kutsuta, kuidagi, et jälle hakkad rääkima mingist tüütust asjast, aga et see võib-olla ei olegi nii tüütu äkki või? Ja ma arvan, et see aktivismi või kodanik või keskkonnakaitse liikumine, et ta mõnes mõttes teebki
on teinud igasuguseid erinevaid etappe läbi, et on ju mingid perioodid, kus on väga moes olla mingisugune roheline kas või noh, ma ei tea, fosforiidisõja aeg, kus inimesed tulid kaasa selle teemaga võib-olla üldse nagu mingist fosforiidist või Ida-Virumaast midagi teadmata, on ju, et on sellised perioodid, kus on selline massiliikumine ja siis kui parajasti on massiliikumine mingis teises suunas, et inimesed võistlevad, kellel on uhkem auto, on ju, et siis on võib-olla raskem ennast keskkonnakaitsjana identifitseerida, aga see ei tähenda, et see nagu on raskem tegelikult mõnes mõttes seda sõnastada, miks sa seda teed, on ju. Võib-olla jah, see on ka oluline mõte just, et tajudes, kui pikk ajalugu on keskkonnaliikumistel ja looduskaitsel, et see aitab nagu ka võidelda siis selliste praeguste keskkonnaaktivistide kuidagi naeruvääristamise või marginaliseerimise vastu, et näidata, et kui pikk see traditsioon tegelikult on. Ja võib-olla ka just, et fosforiidisõda, ma arvan, kõik teavad tänu kas või kooliõpikutel, aga et otsida sealt varasemast ajaloost erinevaid etappe, et võib-olla inimesed ka teavad Vilsandi linnukaitsealade loomist, kus see keskkonnakaitseliikumine alguse sai või sellele pisut veel eelnenud ka 19. sajandi lõpus rändrahnude kaitse alla võtmist. Aga näiteks sellesama antropotseeni näituse kogemuse pinnalt mulle tundub, et see soodesõda, mis toimus 70. lõpus, 80. alguses ja mille tulemusel ju loodi mitukümmend sookaitseala Eestis, mis on selline lühikene edulugu tegelikult, et see ei olnud niivõrd hästi teada inimestele iga kord, kui me seda seal ruumis soodesoost tahtsin öelda, praegu rääkisime, et see innustas väga palju erinevaid inimesi ja noori seal hulgas just. Et võib-olla me vajame ka selliseid nagu mineviku edulugusid ja kindlasti sealt saab õppida ka erinevaid nippe ja trikke, kuigi et ajalugu ei kordu ju kunagi, eks ole, et need olud on alati erinevad, aga just sellise innustava eeskujuna võiks olla oluline. Võib-olla see vääriks selle lahtirääkimist, mis see soodesõda oli? Just. Kas sa tahad alustada? Mulle tundub, et sina tahad alustada. Soodesõda on siis selline väga selline üldine nimetus on ju, aga selline nõukogude aja suure maaparanduse, kuivenduse kampaania raames, kui plaanimajanduses oli plaanis, et hästi palju maid kuivendatakse ära, sealhulgas päriselt rabasid, mis meil Eestis täna on looduslikuna säilinud ja me võib-olla ei kujuta ettegi, et oli plaanis neid ära kuivendada. Ja see nii-öelda sõda tegelikult toimus sisuliselt Eesti looduse ajakirja kaante vahel, et Viktor Masing ja siis ajakirja peatoimetaja Ann Marvet kirjutasid artikleid ja küsisid erinevatelt teadlastelt arvamusi ja see põhimõtteliselt kogu see ühiskondlik debatt toimuski selle ühe ajakirja kaante vahel, aga selle mõju oli selline, et tõesti, nagu sa, Linda, ütlesid, et plaanimajandusest võeti osad sood kuivendusplaanist välja ja määrati need hoopis kaitsealadeks, et nõukogude ajal ei olnud võimalik minna, et võib-olla sellist fosforiidisõja asja nagu, et sõna on sama, aga midagi selle laadset ei olnud, inimesed kusagil tänavatel ei käinud, on ju. Ja võib-olla siit tuleb välja just see keskkonnaliikumiste kirevus ja erinevus ka, et nii nagu nad on ajas muutunud, et nad on ka erinevates kohtades olnud erinevad ja erinevates poliitilistes režiimides, et see võib olla ka üks teema, millega Ida-Euroopa keskkonnaliikumiste uurijad on pidanud silmitsi seisma, et sageli on võetud nagu normina või sellise õige keskkonnaliikumisena, siis läänes selline, 70 aastatest eriti laialt levinud, siis selline pigem vasakpoolsete erinevate nagu kodanikuaktivistide rühmade või mittetulundusühingute ümber koondunud sellist keskkonnaliikumist, mis on väga erinev sellest, mis Silvia just kirjeldas siis kas selle soodesõja raames või ka Eesti Looduskaitse Selts, mis ju 64. aastast saadik muutus väga kiiresti, väga populaarseks ja üle Eesti levis oma erinevate alaseltsidega, aga ta on nagu selline suur institutsioon oma allasutustega, oma liikmeskonna, oma administratsiooniga, et see on väga erinev sellest, kuidas läänes sellel ajal keskkonnakaitset tehti ja on nagu oluline teadvustada, et need vormid võivad olla erinevad.
jah, et kui Looduskaitse Selts oli nagu selle kohta öeldakse massiliikumine, aga selle järjekordselt, eks ju, et ei olnud mingisugust sellist protestiliikumist, vaid inimesed käisid tegelikult ekskursioonibussidega sisuliselt on ju kusagil looduskaunites kohtades kas kontserte tegemas või kuulamas loenguid on ju, et selline väga selline rahumeelne lihtsalt loodust nautiv selline ja loodust väärtustav läbi erinevate kultuurivormide, aga ilma mingi vastandumiseta, mis tihtipeale, kui on nagu mingi selline ongi mingi kaevanduse või tehase vastane liikumine, eks ju, et siis see on nagu selgelt vastanduv ja mitte sellise ühise väärtuse poole otsiv võib-olla, vaid et just selle mingisuguse asja vastu mobiliseerumine, et need on üsna erinevad asjad ja seal vahel on veel väga kirju palett, mida on võimalik teha. Küsiks selle kohta, et kuidas see nagu alguse sai, et Linda, sa mainisid seda rändrahnude kaitset on ju, et mind ennast hästi intrigeeris see, sest minu jaoks see vist tol hetkel, kui ma sellest kuulsin, oli äkki, vähemalt ma ei mäletanud, et ma seda oleks kunagi teadnud, on ju. Et paljud, kellega ma hiljem olen sellest rääkinud, kes on ka teadnud, ütlevad, et jaa, et nii huvitav, et sai alguse justkui eluta asjast, on ju. Et äkki räägime korraks seda lahti. Jaa, mind on see ka alati köitnud, et need muidu juba 1910, eks ole, võetakse Vilsandi linnud kaitse alla vaikas, aga just, et see on nagu eluta loodus, aga mis võetakse või mille kaitse ümber siis esimest korda, kui Tartus loodusuurijate seltsis, siis Gregor von Helmersen, kes on see Balti-Saksa geoloog, tõstatab siis selle vajaduse, et me peame meie rändrahne kaitsma ja seal nagu põimuvad nii mitu põnevat arengut, et see on 1879 toimub, see on nagu talude päriseks ostmise aeg tegelikult, see on just see aeg, kus talunikud lõhkavad rändrahnusid selleks, et ehitada endale uusi hooneid, kus mõisamajandus tegelikult ka veel areneb täie hooga, neid rändrahnusid kasutatakse aitade ja sildade ehitamiseks, et ühtepidi on see nagu selline eestlaskonna vabanemise ja tõusuaeg, mis tekitab siis selle vajaduse neid rändrahne kaitsta ja samas on need samad vihatud baltisakslased, kes esimesena kutsuvad üles neid kaitsma ja üsna samal ajal siis Postimehes, eestikeelses ajalehes ka hakatakse rääkima rändrahnude kaitsmise vajadusest. Jällegi need on baltisakslased, kes on ka esimesena hakanud seostama neid rändrahnusid siis Kalevipoja mütoloogiaga, ja siis see Kalevipoja müüt nagu innustab või vähemalt julgustab siis nii baltisakslasi, aga eriti muidugi ka neid oma tõusuteel olevaid eestlasi, neid rändrahne kaitsma, et see nagu ka tore näide sellisest kultuuride vahelistest mõjutustest, eriti kui meil on tegemist kahe sellise üsna omavahel, ütleme vähemalt konkurentsis oleva rahvusrühmaga Eestis. Et selles mõttes see on huvitav ja kindlasti baltisakslased ise, millest on ka Ulrike Plaat, keda Silvia juba mainis, kirjutanud, et see rändraht saab neile nagu sellise oma identiteedi sümboliks, et nad on justkui mingi aeg siia veerenud, nagu need rändrahnud veeresid, aga see kõik on juhtunud nii ammu, nad on muutunud nii põliseks, et sammalgi on peale kasvanud, eks ole, et see on, nüüd on nad nagu sellel just 19. ja 20. sajandi vahetusel neile olulised sümbolid, et selles mõttes võib ka võrrelda neid Balti-Saksa maalikunstis on näiteks rändrahnusid palju kujutatud ja siis võime mõelda siia kõrvale, et kui see oli nüüd juba vist rohkem kui 10 aastat tagasi, kui rändrahnudest tehti selle Eesti visuaalse brändingu sümbol, eks ole, et kuidas sümbolid rändavad. Ja minu arust on see rändrahnude kaitse lugu ka selles mõttes huvitav ja võib-olla mingis olukorras ka võib-olla tänasele aktivistile innustav mõte, mis mina siit alati, mille peale ma mõtlen, on see, et see on jällegi üks asi, mida hakatakse kaitsma sellepärast, et on mingi majanduslik kasutus, mille pärast need rändrahnud hakkavad maastikust ära kaduma, et keegi hakkab neid eks ju lõhkama ehitusmaterjaliks ja selle vastu on vaja kaitsta, et sellepärast võetakse neid kaitse alla, püüakse luua neid müüte, jutustada, et miks need on head, miks me oleme harjunud, et need on maastikus ja see maastik on ilus, on ju. Ja siis, kui see tänapäeval ei ole meil üldse seda ohtu, eks ju, et keegi neid rändrahne ei lõhu, et see, kui sa
mingis hetkes pead mingisugust asja kaitsma mingisuguse majandusliku surve eest ja see tundub, et väga raske, kuidas need, et nad ei saa kunagi aru sellest Kalevipojast ja miks need siin on tähtsad, siis mingi hetk leitakse mingi muu majanduslik suund ja see surve kaob ära ja see tegelikult suudadki need väärtuslikud asjad alles hoida, et see tihtipeale võib-olla aktivistina tundub, et ma pean siin igavesti jääma nagu atlas hoidma seda maakera, eks ju, et tegelikult need ohud muutuvad ja et võib-olla see, mis sa täna teed, ongi piisav selle jaoks, et seda väärtust kaitsta. Aga kuidas see siis sealt nagu edasi läks, et olid need rändrahnud on ju Vilsandi, mis sealt siis edasi toimus? No võib-olla see Vilsandi juurde tuleks tagasi, et siin, kuna me oleme Matsalus loodusfilmide festivalil, siis lindude rändealal, siis et üks, üle maailma tegelikult üks nendest nagu keskkonnaliikumise alguse asju on ikkagi see, et inimestele väga linnud meeldivad. juba seda tõenäoliselt ei oska näppu peale pannagi, et mis ajast inimesed on seda nagu linde vaadelnud, tõenäoliselt see, et nad lendavad ja see, et nad on erinevad, neid on huvitav vaadata ja mida nad kõik teha oskavad, et see lindude kaitse on viinud meil väga palju tänapäevase looduskaitseni, et on hakatud kaitsma neid lindude rändeteid, on hakatud kaitsma lindude elupaiku, neid seda merd ja seda rannikut ja neid metsi, kus nad elavad, aga see, et lindusid hakatakse ju vaatama nagu hobi, see on nagu ikkagi tekivad sellised hobigrupid, et ka selle et see vaikade kaitse alla võtmine, et need tegelikult saavad alguse ikkagi sellest, et inimestel lihtsalt meeldisid linnud ja nad tahtsid neid vaadata ja neile ei meeldinud, et rannarahvas korjab sealt ära neid linnumune, et rannarahvas on seda võib-olla tegelikult 100 aastaid teinud ja võib-olla see ei ole nagu seal kohapeal isegi mingi probleem olnud, aga tuleb hoopis väljaspoolt see linnuvaatleja, linnainimene, kes hakkab, sekkub sellesse mingisugusesse tasakaalu, eks ju. Et see on selline juba nagu huvitav juba vastuolu kohe sellest nagu selle liikumise algusest peale tuleb sisse. Võib-olla selline väike klassi vastuolu ka, et kindlasti nagu linnainimese ja maainimese vaade loodusele on väga erinevad, aga sellest on võib-olla isegi muude maade kontekstis huvitavalt kirjutatud, kuidas alguses on selline kesk- ja ülemklassi vaade, millest lähtuvalt hakatakse siis loodust kaitsma, et olgu need siis nagu mingid lõhejõed, eks ole, kus linnahärrad armastavad kalal käia, eks ole, või siis see selline linnuvaatluse hobi, mis on ikkagi ka selline jõukama seltskonna hobi ja Ameerikas eriti on hakatud küsima, et mida siis vaesemad inimesed looduskaitse heaks tegid. Samal ajal on ka huvitavaid raamatuid just sellest vaeste looduskaitsest kirjutatud, näidata, et kuidas nad ise võib-olla isegi ei mõtestanud seda sellise looduskaitse tegevusena, sest nad ei kuulunud kuskile õpetatud loodusuurijate seltsidesse, aga näiteks elasid mingisuguses toona juba saastunud tööstuslinnas ja üritasid siis kas oma puhtama vee või õhu nimel võidelda oma elutingimuste nimel, mis on et üks asi võidelda mingite majanduslike hoobade vastu, teine asi võidelda oma selle kõige lähema elukeskkonna puhtuse eest, eks. See on hästi huvitav punkt, et kellel üldse on võimekust või ka teadmisi või võimalusi nagu loodust kaitsta, et ilmselt tänasel päeval on see samamoodi, et palju on ju juttu sellest, et kui on, ma ei tea, raske majanduslik olukord on ju võib-olla üksikvanem või lapsed või et ei olegi üldse seda ajuruumigi või aega oma igapäevases elus, et üldse mõeldagi oma tegemistest kaugemale. Et kas te näete seda ka kuidagi mingit teemana siin? Mul võib-olla Lihulast tuleb just meelde, kuidas ma käisin siin, ma arvan, juba rohkem kui 5 aastat tagasi Ameerika keskkonnaajaloolasega Kate Browniga, kes uuris siis sellist potipõllupidamist ja aiamaade pidamist just nõukogude ajal, muuhulgas ka Eestis ja ta sageli rääkides just sellisest
erinevustest, kuidas suhtutakse, ütleme, sellisesse vaesesse inimesse, näiteks nagu 90 suurte nagu murrangute aegses endis Nõukogude Liidus inimesed lihtsalt pidid neid kartuleid kasvatama, et kuidagi endal kõht täis saada või saada toidulauale täiendust, et sellest nad olid lihtsalt vaesed, nad pidid seda tegema. Aga kui, ütleme, samal ajal 70-80 Ameerika Ühendriikides selline linna jõukas keskklass kolib maale, neil on selline tagasi maale liikumine, hakkab seal endale porgandit kasvatama, siis seda seostatakse sellise ökoloogilise teadlikkusega, sest et ta ei tee seda kõige sellisest esmasemast vajadusest ja kindlasti need ongi erinevad viisid, kuidas porgandit kasvatada, aga ma arvan, et kui me ühe nimetame sellisest keskkonnateadlikuks ja teise lihtsalt vajaduspõhiseks, siis me oleme ka väga hinnangulised selles ja võib-olla peaks seda teist vaesemat vormi võimustama. Ja mul väga sarnane, mul tuli see mingi loodusravi või taimedega ravimise nagu näide pähe väga sarnane, eks ju, et on inimesed, eks ju, kes ongi seal talus või selles keskkonnas elanud, teavad, iga aasta korjavad oma nurmenukke ja raudrohtusid, teavad lihtsalt sellest loodusest midagi ja siis tuleb, eks ju, see mingi linnastunud inimestel aeg-ajalt sellised nagu läbi sajandite tegelikult sellised lained peale, et nüüd et meil on väga, et linnast on väga stressirikas elu, eks ju, linnades tihtipeale on palju saastunum keskkond ja siis tulevad need moed, et sellised nagu loodusravi või loodusesse minemise ja siis kuidagi väga teadlikult hakatakse mingisuguseid väga kalleid ravimtaimi tarbima või spaadesse mingisuguseid nurmenuku mingeid aurusid tegema näiteks on ju, mis maksavad väga palju ja justkui on nagu palju peenem kui see sama, mis see inimene oma kodu kõrvalt korjab, et need põimuvad need erinevate võib-olla klasside või inimgruppide motivatsioonidega lõppkokkuvõttes. Inimese keha on looduse osa ja toimib ikkagi niimoodi, et ta vajab seda loodust, on ju, et ja, aga nüüd siis tagasi Vilsandile ja sealt edasi. Nii. Võib-olla et kuidas me nagu edasi vaatame seda keskkonna liikumist, et mis sealt edasi sai? No võib-olla see Eesti Vabariigi, Vilsandi või Vaikasaared võetakse, eks ole, 1910 kaitse alla, see on ju vahetult enne esimest maailmasõda. Ja kui küsida, et mis sai 20-30 aastatel Eesti looduskaitsest, ja siin Silvia saab mind kohe täiendada, aga ma arvan, et võib-olla üks märksõna on just see selline nagu tunne maad või selline nagu maa looduskaunite kohtade nagu üles kaardistamine juba sellise noore rahvusriigi perspektiivist ja tegelikult kodanikkonna nagu harjutamine nendega või et kõik need erinevad sellised koduloolised või loodusloolised nagu raamatud, teejuhid, selline nagu matkaharjumus, selline õpetada nagu kodanikkonda oma riigi eri ilusaid paiku nagu väärtustama, mis on osa sellest riigiloomest, identiteediloomest ja see on võib-olla mingis mõttes ka see sama traditsioon, millele ehindab siis 60. aastatel Jaan Eilarti juhitud Eesti Looduskaitse Selts, millest Silvia enne ka rääkis, kus on ka hästi olulisel kohal just see selline kodumaa looduse nagu kaunite paikade hindamine ja mis on üks võimalik viis siis, kuidas seda loodusarmastust kasvatada, mis läheb võib-olla tagasi 19. sajandisse, kus selline ka loodus ja rahvuslus väga tihedalt üle maailma omavahel põimusid, et see selline nagu rahvusliku identiteedi ehitamine ja siis selle väljaraalimine, et mida just tolle aja pilgule peetakse looduses nagu väärtuslikuks, esinduslikuks, need käivad üsna tihedalt käsikäes. Jaa, et see koduloo uurimine, koduloo uurimise liikumine ja looduslugu, kodulugu, kui sa elad kusagil Tammesalude vahel, see väga ei erinegi sinu jaoks, et see kodulugu ja looduslugu ongi üks, on ju, et nad on väga põimunud ja siis, kui 30-ndatel Eesti Vabariik looduskaitseseaduse vastu võtab, siis looduskaitsesüsteem seisneb selles, et tehakse küll looduskaitsevalitsus, aga Eesti riigi peal on ainult üks looduskaitseinspektor, kes on päriselt palgal riigis ja kogu see looduskaitsesüsteem põhineb vabatahtlikel usaldusisikutel, et üle Eesti ongi see võrgustik inimesi, kes kirjutavad siis Tallinnasse kirju, et kus on meil kõige väärtuslikum rändrahn meie kandis, kus on Tammesalu, kus on võib-olla mingi kiviaed, sellised, mis on kohaliku tähtsusega sellised asjad, mis vajaksid Eestis nagu riiklikku kaitset. Ja siis tekib selline kirjavahetus ja tekivad sellised ka siis nagu
siis Tallinnas otsustatakse, et millised objektid päriselt siis kaitse alla võetakse. Näiteks siin samas Matsalus elab noor Eerik Kumari, kes siis on teismeline poiss veel ja teeb ettepaneku, et Matsalusse võiks looduskaitseala teha, aga see on vastuseks, et siin on ikkagi jahimehed tahavad siin linde jahtida, et siin ikkagi nagu see looduskaitseala siia teha ei saa, et kaitse alla võetakse teda alles nõukogude ajal siis, kui 57. aastal looduskaitseseadus tehakse. Ja sealt edasi, kui me nüüd oleme 20. 30. No, kui ma juba sinna hüppasin üle selle teise maailmasõja natuke sinna nõukogude perioodi, siis tekib selline, võib-olla selle sama Matsalu looga kohe selline väga huvitav võib-olla dilemma või küsimus, et ühelt poolt nõukogude ajal ju kaob ära kõik kodanikuliikumised, keelatakse ära. Teiselt poolt looduskaitse kui nii-öelda teaduslik distsipliin Teaduste Akadeemia all säilib ja looduskaitse säilib siis loodusuurijate seltsi nii-öelda alasektsioonina. Siis kui Kumari teeb uuesti ettepaneku, et Matsalu võiks olla kaitse all, siis on see tegelikult peaaegu 10 korda suurem see ala, mis lõpuks kaitse alla võetakse, et ühelt poolt kodanikuliikumised on keelatud, aga mõnes mõttes sellises totalitaarses ühiskonnas, kus ei ole eraomandit, kus riik keelab käseb, on ju, tekib selline väga suur kaitseala, mis on siiamaani alles ja tegelikult on väga, väga tore, et võeti kaitse alla. Väga vajalik. Jah, ma arvan just see, mis Silve ütles, et ühtepidi kodanikuliikumisi sellisel nagu vabal kujul ei ole, kuigi jällegi looduskaitseseltsid ja nii edasi saavad hiljem tegutseda, aga et selliseid nagu otsuseid riigi poolt saab teha, riik on vabam otsustada, kui ta lõpuks otsustab, eks ole, neid kaitsealasid teha või erinevaid mingeid reegleid muuta või rangemaks muuta, eks siin on ka erinevad etapid, nagu just see võib-olla 50-ndatel tuleb Eesti loodust hakatakse uuesti välja andma, tuleb üliõpilaste looduskaitseselts, 60-ndatel juba Eesti looduskaitseselts muutub siis selliseks populaarsemaks, et ta nagu erinevatel kümnenditel võib-olla ka liigub järjest rohkem nagu massidesse, haarab järjest rohkem inimesi ka endasse kaasa. Ja see nõukogude nagu valitsus ja reeglid nagu selles mõttes väga huvitavalt nagu ujuvad, et selgelt eks kodanikuliikumised keelatakse ära, näiteks loomakaitse liikumine keelatakse ära ja kogu nõukogude perioodil teda üldse ei olegi, aga samas looduskaitse kui nagu nii-öelda kuidagi sinna teaduse alla pugenud valdkonnana esiteks saab edasi toimetada, aga teiseks tekivad ka, et Tartu üliõpilaste looduskaitsering, mis siis 50-ndate lõpus juba, eks ju, 58 vist või midagi sellist, eks ju, on kogu Nõukogude Liidu esimene selline kodanikuliikumine, sellised üliõpilaste looduskaitseringe hakkab kohe üle Nõukogude Liidu väga palju tekkima, aga ta tegelikult on väga siiamaani toimib täpselt samamoodi nagu alguses, et tal on demokraatlik selline tudengite oma poolt valitud juhatus ja sellised asjad, mis on väga demokraatliku kodanikuühiskonna osad, normaalsed osad, aga seda võimaldatakse nagu Nõukogude Liidus, et mida need miks mingid asjad said juhtuda või miks mitte, see on juba eraldi pikk lugu, on ju, ja võib-olla looduskaitse teemadest kõrvale, aga et selle üle me võime kindlasti uhked olla, et see meie tudengite looduskaitsering on nii Nõukogude Liidus kui kogu maailmas ikkagi üks eesrinnas liikunud asi. Ja kuidas siin mõtlen selle peale, et need ajad muudkui muutuvad, on ju, kas kuidagi see mina-pilt või kas see on ka teil kuidagi nagu uurimuses nagu läbi käinud, et kas see mina-pilt kuidagi muutub või see, no näiteks me saadet ette valmistades rääkisime ka sellest kuvandist, näiteks nagu metsarahva kuvand või et kuvand, mis siinsetel inimestel on mingil ajal, et kas see kuidagi mõjutab ka nende seda looduskaitset või keskkonnakaitse liikumiste suunda, et mida valitakse ja mida tehakse?
jah, no see metsarahva või lootsrahva kuvand on tõesti, ma arvan, võib-olla kõige põnevam näide sellest, seda on uurinud just Õnno Janoks ja Atko Remmel, kes olid meiega selles samas uurimisprojektis, millest me alguses rääkisime, ja nemad on tõesti näidanud, et võib-olla kui varem Eesti identiteedis olid selline talu või niisugune hooldatud põllumajandusmaastik oli see, millega eestlased ennast oma minapildis rohkem seostaksid, siis hilisel nõukogude ajal ja ka veel 90-ndatel tõesti selline metsarahva märksõna tuleb märksa jõulisemalt esile juba, kui vaadata kas või nagu digitaalselt sõeluda läbi Eestis ilmunud tekste, eriti ajakirjandust, et siis sellist nagu metsarahvast üleliia juttu varem ei tehta ja siin võib-olla tuleb ka just huvitavalt välja see, et kuidas seda mõjutavad ühtepidi võib-olla selline looduskaitse teemade esile kerkimine mitte ainult looduskaitse liikumises, vaid selle kaudu ka kultuuris, et kui me seda sama antropotseeni kunstinäitust ette valmistasime, siis tõepoolest see selline metsa teema jõuline esile kerkimine just 70-80 aastatel on selgelt nähtav. Ja võib-olla siia juurde võib lisada ka selle, et looduskaitse oli ju nõukogude ajal metsanduse ja turismindusega koos, seda arendati ka või noh, see areneb nagu paralleelselt siis selliste rekreatsiooni ja matkaalade ja võrgustike välja arendamisega, mida toona tehti ka siis erinevate selliste teadusuuringute kaasabil muidugi selle mõttega, et mida paremini inimene puhkab, seda paremini ta ka töötab, eks ole, et see kõik arvutati siis sellise rahvamajanduse kasusse ümber, aga see tõi kaasa selle, eks ole, et autode arv nagunii kasvas, teedevõrgustikud, ühistransport paranes, inimesed said rohkem metsas matkamas käia, nende suhe just nende linnaelanike suhe metsaga muutus. Vabaks päevaks. Just see laupäev muutub vabaks, sul on rohkem aega käia, et noh, see on ka ju mingi asi, mida inimene, talus elav inimene ei käi laupäeval ja pühapäeval metsas matkamas. Jah. Või ka noh, et kui ka seenel käidi kindlasti varem ka, siis see seenel käimine muutub ka osaks mingist sellest võib-olla lõbusast koos aja veetmisest või rekreatsiooniks rohkem. Et kui see nagu maarahva kuvand muutub nagu metsarahva kuvandiks. Kas siis on kuidagi seotud sellega, et lihtsalt tekib ka nagu rohkem vaba aega või? Et ma ei pea enam nii palju tööd nagu rabama? Jah, selles mõttes, et see puhkemajandus tekib küll selle vaba aja tekkimisega, selle nädalavahetuste ja puhkuseperioodide tekkimisega ja inimesed hakkavad siis organiseeritult käima ka alguses kastiautodega, hiljem ekskursioonibussidega metsades. Ja just riik ka huvitub sellest, et mida inimesed vabal ajal teevad, et see on ikkagi erinevatele paksudele teadusuuringutele tuginev ja noh, ka, et kuidas seda inimesi suunata oma vabal ajal tegema siis midagi nende tervisele kasulikku ja lõõgastamat. Et muidugi see ei teki nõukogude ajal, et me näeme, et kui ka tööstusrevolutsiooni järel tekivad suured vabrikud, siis näiteks ka vabrikute omanikud on väga huvitatud sellest, mida nende töölised siis vabal ajal teevad, eks ole, et just seesama, et nad teeksid midagi sellist, mis nende aitaks neil puhata ja tõstaks nende tootlikkust, on selle asja mõte olnud. Jah, selle tööstusrevolutsiooni aegse selle võib-olla loodusesse liikumise ja loodusega taasühinemise mõtteajaga seoses ma tihtipeale küsin, et inimeste käest, et kas te teate, kuidas on seotud müsli ja looduskaitse? et see on, et müsli leiutati just selle ka sellises laines Austria siis selline, nagu üks ütleme maailma esimesi spaasid, mis luuakse just selle jaoks, et töötavad inimesed, linnainimesed, nende stressi maandada ja et nad käiksid kusagil sellises kohas, kus nad saavad loodusega kokku puutuda, vees olla ja siis nad peavad midagi väga tervislikku sööma ja siis see nagu kõige tervislikum hommikusöök, siis pannakse kokku kaerahelbed ja kuivatatud õunad. Seal alguses müslis muud ei olnudki, nii et see oli väga tervislik. See, et hiljem müsli on millekski muuks arenenud, aga et siis selles spaas inimesed käivad ujumas külmas vees ja söövad hommikuti kaerahelbeid ja kuivatatud õunu, et olla rohkem loodusega koos ja rohkem tunnetada iseenda rütme ja looduse rütme. Ehk et looduskaitse justkui siis on ka, noh, kui sa ütlesid, Silvia, et me püüame miskit kaitsta selle eest, et teda nagu ära kasutatakse, et siis siin ma kuulen, et on
selleks, et inimene tunneks ennast ikkagi paremini ja tema nagu töövõime suureneks, me siis loome talle nagu mingeid kohti, mis tähendab seda, et me peame ikkagi nagu mingit kohta nagu hoidma selle jaoks. Ja selles mõttes, et see, ütleme, see loodusega koos olemine, loodusesse minemine, rekreatsioon looduses, et see on alati nagu sellise sellise tasakaalu otsimise koht, et kui inimesed võõrduvad loodusest, siis nad ei oska seda väärtustada, ei teagi, mida kaitsta, eks ju, neil ei ole lugusid, mis on loodusega seotud, nad ei oska seda väärtustada. Teiselt poolt, et massiturism ja kõik need sellised asjad, et meil ei ole ka loodust vaja ainult selle jaoks, et inimesed sinna matkama läheksid, vaid et ökoloogiliselt tasakaalu jaoks erinevate lindude, loomade paljunemiskohtade säilitamiseks ja nii edasi on ju, et seal on, et need ei ole nii üks-üheselt seotud ja alati positiivselt või negatiivselt, aga selle jaoks, et inimesed, ka linnainimene saaks aru, et loodust on vaja kaitsta, peab tema ka looduses käima kindlasti. Ja kui ta käib ka külmas vees ujumas ja sööb kaerahelvete kuivatatud õunu, siis kindlasti on ta tervislikum, tervem. Et see on nagu tema enda huvides ka, mitte ainult ettevõtjate või riigi huvides. Aga vist on nagu huvitav mõelda tõesti nende suhete komplekssusele. Ja võib-olla nagu huvitav, et tegelikult see Eesti metsarahva identiteet on üsna hiline, sest et ma olen Euroopas on hästi palju neid rahvaid ja maailmas ka, kes peavad ennast metsarahvasteks. Kuigi Eestis sageli meile mõelda, et meie oleme siiski see maailma esimene ja kõige tähtsam metsarahvas. Ja on huvitav vaadata, et see just see selline metsa esiletõus erinevate rahvaste minapildis või identiteedis seostub tegelikult 19. sajandi lõpus ka siis sellise metsatööstuse plahvatusliku arenguga, näiteks ka Venemaal, kui raudteevõrgustik areneb, saekaatrid, et siis just sünnib selline metsakaitse liikumine, kus hästi palju osalevad mitte siis ainult loodusteadlased, vaid ka erinevad kirjanikud ja kunstnikud, et see klassikalises Vene maalikunstis või ka kirjanduses, sellistes Turgenevi jahimehe juttudes on mets hästi olulisel kohal ja see on seotud just sellesama tolleaegse metsakaitse liikumisega, mis omakorda kirjutab siis selle metsa, selle rahva identiteeti. Saksa rahvusluses on mets väga olulisel kohal, väga paljude teiste Euroopa rahvaste jaoks ka. Ja pigem see on kõik 19. sajandi fenomen, et Eestis ta tuleb nagu 100 aastat hiljem praktiliselt. Aga see siis nagu tuleb siis, kui nagu tekib oht, et teda hakkab nagu vähemaks jääma või? Mitte nagu enne? Jah, ikkagi reaktsioonina nagu, et see need erinevad nagu just raudtee areng, eks ole, saekaatrite selle sisse seada, odavnemine, eks ole, et kõik need klaasitöökojad, klaasitöökojad on juba varem, eks ole, et need erinevaid etappe me ajas tagasi minnes leiame erinevaid, kus siis, eks ole, metsal on suur surve Eestis, eks ole, võib-olla ka selle Vene impeeriumiga liitmise järel, kui eks ole, palju läheb siis Peterburi ehitamiseks, ma ei tea, keskajal läheb Ida-Euroopa metsasid hästi palju, Lääne-Euroopasse laevaehituseks, linnadesse, mujale, aga et selline, me räägime sellisest moodsast rahvusest ja metsarahva identiteedist, ma arvan, see on see 19. sajandi lõpp hästi palju, kus seda, või teine pool, kus seda tekib, aga Eestis võib-olla me leiame seda kõige rohkem kuskil Balti-Saksa maalikunstis või kirjanduses, aga tollel ajal mitte veel nagu sellises tärkavas Eesti rahvusluses, kes ikkagi ostab veel kord neid talusid päriseks ja väärtustab sellist on veel selgelt maarahvas. Maarahvas, just, jah. Ja, aga nüüd, kui me tuleme nagu tänasesse päeva või hetke või, et kus on ju ka erinevad need keskkonnaliikumised, erinevad need fookused, kes mida jõuab ja tahab nagu kaitsta, et kuidas teile tundub, et kas seda on nagu piisavalt ja siis teise nurga alt, et kui teadlased on öelnud, et tegelikult ideaalne, või ma ei tea, kui ideaalne, aga hea oleks, kui me suudaksime pool maailmast nagu rahule jätta ja loodusele jätta, et siis oleks meil ka parem kõik tervis ja kõik nii, et kuidas meil sellega nagu läheb ja mida nüüd edasi teha? Tahad öelda midagi? Selles kõik teame, et liiga hästi ei lähe sellega, et pigem, et mitte öelda, et läheb väga halvasti, aga
ma ei tea jah, kui nüüd nagu mõelda, et kas sellest varasemast siis midagi võiks kaasa aidata, noh, ma olen tudengitega palju rääkinud keskkonnaliikumiste ajaloost ja nad, eelmine aasta ma mäletan, just vaatasime ka neid erinevaid, mitte ainult Eesti, vaid muu maailma keskkonnaliikumisi. Siis nad ütlevad ka, et ühtepidi see innustab ja teistpidi tekitab siiski ka sellist nagu käed vajuvad rüppetunnet, eks ole, et noh, eriti ütleme sellises tänases vormis, võib-olla 60-ndatest, 70-ndatest on üle maailma niivõrd palju protestitud, otsitud erinevaid teisi aktivismiviise, mitte ainult plakatitega tänaval käimist selleks, et siis seista looduse keskkonna eest paremini ja noh, ikka me oleme selle täiesti massiivse kriisi ees, et aga noh, võib-olla tuleb sealt ikkagi otsida just neid erinevaid väikseid edulugusid ka, neid erinevaid tegutsemise viise. Jaa, et kui vaadata, kus me täna oleme, siis me selgelt oleme ikkagi selle suures kiirenduses antropotseen ikkagi pigem kõik need suured majandussurved erinevatele loodusosadele ikkagi ikka kogu aeg suurenevad iga aastaga. Vaatamata sellele, et meil on ülemaailmne looduskaitse, igasugused erinevad ülemaailmsed konventsioonid, kokkulepped ja asjad, eks ju. Aga ma arvan, et kuidas muutus ühiskonnas tuleb, et ta paratamatult tuleb niimoodi, et ühelt poolt vanu asju lõhkudes ja teiselt poolt uusi asju leiutades ja alguses need uued asjad on kõik väga väikesed, aga siis kui majanduses endas mingid murrangud tulevad, siis ka need uued asjad peavad olema piisavalt palju testitud, et see alternatiivne majandus või siis oleks, mis saaks kasvada, eks ju. Et ega maailm ära ei lõppe, lihtsalt mingisugused asjad võivad kokku kukkuda meie ühiskonnas või mingid ressursid otsa saada või leitakse mingi nagu nende rändrahnudega, et ühelt poolt oli selle jaoks, et need rändrahnud, mis meil täna kaitse all on, säiliksid, oli vaja neid kaitsta, teiselt poolt täna neil ei ole mingit survet, sest et me võtame mujalt neid kive, on ju. Et lihtsalt olukorrad muutuvad, aga see põhiline asi on mitte lippu kuidagi norgu lasta, et edasi toimetada. Aga jah, võib-olla erinevate perioodide ja võrdluste peale mõeldes, et võib-olla samas fosforiidisõda on midagi, mis väärib ka meenutamist, arvestades, et meil on praegu suur surve uuesti fosforiiti kaevandama hakata, eks ole, ja siin võib-olla on nagu põhjust mõelda, et miks see ühel hetkel, kus ta muidugi võimaldas ka sellist poliitilist mobiliseerumist ja aitas kaasa Nõukogude Liidust lahtilöömisele, aga teistpidi fosforiidisõja ajal ikkagi nagu ka ehitas kogu see liikumine sellele juba mitmekümne aastasele väga tugevale looduskaitse liikumisele, et inimesed siiski, see looduskaitse ei olnud mitte ainult kattevari selleks, et Eesti saaks iseseisvaks, et inimesed olid harjunud looduse eest seisma, loodust kaitsma, et miks see sellel hetkel nii kõnetab ja praegu me ei näe sellist nagu massilist fosforiidi kaevandamise vastast liikumist Eestis, et kuidas nagu muuta erinevad võib-olla sellised looduskaitses relevantsed teemad ka ühiskonnale uuesti kõnekaks ja kuidas siin kombineerida, ma ei tea, kultuuri, erinevaid kultuurivorme, argumenteerimist. Jah, aga mulle tundub, et jällegi, et ka ükski keskkonnakaitsja ei peaks endale seadma eesmärgiks, et minu vastutus on kogu maailm korraga ära päästa. Et igaüks saabki teha seda, millest tema on hea ja mingil hetkel need asjad, mingil hetkel joonduvad asjad õigesti ja need inimesed, kes oskavad oma asju teha, kõik klapib, et kes oskab õmmelda neid fosforiidi teemalisi särke ja kes oskab lippusid meisterdada, et võib-olla ka seda nagu koormat ei pea nagu, et maailm on nagu nii kogu aeg muutub, me ei suuda tegelikult ette ennustada, et mis saab, et see, et hoolivaid inimesi oleks ja et hoolivad inimesed saaks rohkem teadmisi sellest, mis väärib kaitset ja mis on millega seotud. Et kui sa midagi tead, mis sina arvates väärib kaitset, siis kuidas seda selgitad või kuidas endale kaasa inimesi tõmbad. Et seda tasub ikka teha, et ma arvan, et need õiged hetked ka fosforiidiga tulevad siis, kui need on vaja, siis nad süttivad. No ja üks asi vist on ka see, et
see surve loodusvaradele, erinevatele, mis siis põhjustab või tingib nagu erinevaid neid looduskaitseid justkui, see tundub nagu suurenevat. Ehk et kui rääkida erinevatele looduskaitsjatega Eestis, kes on tegelenud juba aastaid sellega, siis minu kogemusel nad ütlevad, et lihtsalt seda on nii palju, et kunagi varem justkui pole nii palju probleeme korraga õhus olnud, on ju. Jah, me oleme lihtsalt mingil sellisel hetkel elame, aga see järgmine hetk on mingi muu hetk. Me kunagi ei tea ju. Jah, võib-olla selline murrangulis võib-olla nagu ka aktivismi mõttes on ju, et me enne Covidit nägime, eks ole, kus oli koolinoorte kliimastreikide selline väga jõuline laine, eks ole. Praegu võib-olla täna ma just sõitsin siia Lihulasse koos 2 koolinoorega ja arutasime ka, et mis võiks olla need viisid, mis neid kaasa haaraksid, et hästi palju sellest, mida nad erinevates siis bioloogia või ühiskonnaõpetuse tundidest kuulevad, nad tegelikult teavad seda juba, eks ole, aga et kuidas sealt edasi teha, kuidas nendega ka arutada erinevate valikute üle, eks ole, mida ka selline tänapäevane noor saab teha, eks ole, säilitades samas ka lootust ja seda tunnet, et see tema teguviis on mõtestatud, olgu kas see mingi tarbimisvalikud või see, et ta ikkagi läheb kuskile protestima, on ju, võib-olla leiab hoopis midagi muud teha, eks ole, et võib-olla selles mõttes selles keskkonnahariduses on ka nagu ja aktivismis selline muutuste aeg, nii nagu on, eks ole, aga kuidagi tundub, praegu meil enne vähemalt tundus, et on ka nagu selline murrangu aeg selles, kuidas, millist survet erinevatele loodusvaradele avaldatakse praegu globaalselt. Jah, no see, kuidagi tulen tagasi Mafi juurde, et mina küll tunnen, et sul on iga aasta 50 erinevat teemat filmi näol sulle pakutud ja et mida rohkem noored tulevad neid filme näiteks vaatama, leiavad need asjad, mis just seda inimest sütitab, et jah, teemasid on väga palju, aga need on ka tegelikult, ma arvan, uus põlvkond, kes on valmis tegema asju, neid on nagu päris palju, lihtsalt see teadmine või see süttimishetk peab tulema ja loodusfilm on minu arust väga hea asi, et seda süttimishetke tekitada. Jaa, võib-olla varsti võtakski kokku, et võib-olla mis teil endil praegu Silvia Linda on tekkinud niisugust, et tahaks kindlasti veel nagu välja öelda, mis oleks oluline või tundub oluline? Eks Karvane Lukas tahaksin ka midagi sekka öelda, aga võib-olla see, millest me ka ettevalmistuse käigus rääkisime, eks ole, et kas siis neid keskkonnakaitsest hoolivaid inimesi on rohkem või vähem kui praegu, kui oli vanasti. Ja üks asi, millele ma veel selle ettevalmistuses mõtlesin, on see, et et kuidas me neid oskame märgata ja tunnustada, eks, et kas me paneme neid tõesti tähele ainult siis, kui suur rongkäik sammub tänaval, suured plakatid käes, eks ole, toimubki mingi suur poliitiline muutus nagu või võib-olla Eestis just see, et me võtame fosforiidisõja selliseks mustriks, eks ole, aga et võib-olla kui me vaatame kõike selliste prillidega, siis me ei oska nagu märgata ja tunnustada neid tänaseid aktiviste, kes võivad hoopis kuskil kohtusaalis, eks ole, näiteks oma võitlust pidada ja või kuskil sotsiaalmeedias, mida ei olnud, eks ole, veel 10 aastat tagasi, see ei olnud nii mõjukas, on ju. Et see selline, jah, nagu aktivismi vormid ja võib-olla kirevus ja oskus neid nagu märgata ja võib-olla ikkagi ka see, et kui oluline on nagu seda märgata ja tunnustada ja mitte lüüa käega ja öelda, et keegi ei hooligi loodud, või vanasti hooliti palju ja nüüd eks pole otsi luubiga taga neid. Ja kindlasti hoiduda sellest teemade rohkusest, probleemide rohkusest nagu enda ülekoormamist ja läbipõlemist selle tõttu, et pigem ma mäletan ise ka, et oli, nagu olen olnud selles olukorras ka, et tahaks kõiki probleeme korraga lahendada, aga tegelikult et jah, et just see läbipõlenud aktivist ei ole nagu kellelegi kasulik, eks ju, ega ei päästa ta maailma ka, et sellest nagu kuidagi nendest vaimse tervise asjadest ka või teadlik olemine on oluline. Ja see läbipõlemise teema või üldse, kuidas hakkama saada praegusel hetkel, kui tundub, et läheb ainult hullemaks, et see tundub mõnikord nagu järjest olulisem kuidagi ise
sellest nagu ellu jääda, on ju. Jaa, aga aitäh, loodetavasti saame seda teemat kunagi jätkata, aitäh kõigile, kes siin meid kuulasid ja kes hiljem kuulavad saadet ja toredat Muffi siis siin koha peal ja siis neid filme kindlasti loodetavasti inimesed näevad mujal ka. Aitäh! Aitäh sulle!